Kosmos. Teadus. Faktid. Arvutused. Tõestused. Uus planeet iga päev. See on Aruküla kosmoseprogramm. Tere. Viimaks ometi toome teieni viimased Aruküla kosmoseprogrammi tegemised ning uudised, mis üleüldse toimub siin kosmosemaailmas. Ja, inimkonna ajaloos ilmselt ei olegi varem midagi sellist juhtunud, et vaktsiin töötatakse välja kosmoses. Just nimelt, kes me eelmise saadet kuulanud ei ole, siis vahepeal arvati, et rahvusvahelises kosmosejaamas on puhkenud koroonaviiruse epideemia puhang. Ning asi lõpuks lõppes sellega, et kõik seal olevad astronaudid said vaktsineeritud meie enda astronaudi seniili välja töötatud vaktsiiniga. Jah, et aitasime ka siin ise kaasa siin maa peal, et helistasime mul ühe sõbra tuttavale Bill Gatesile, kes teada-tuntud vaktsiini eksperdina soovitas kindlasti MRC5 ja bovinseerumit sisse panna, mis suure ime läbi isegi kosmosejaamas täiesti olemas olid. Ja nüüd jääbki meie peamiseks prioriteediks saada kuidagi koroonaviirusesse haigestunud seniil ohutult maa peale, et selle tema loodud vaktsiiniga saaks kogu inimkonna ära süstida, et vältida seda hullu taudi. Jah, kindlasti, et kogu kaader, kes talle siis vastu läheb, ei teagi nüüd siis mere äärde või kus kohas ta täpselt maandub, et kindlasti peaasi, et oleks kõigil maskid ees. Jah, aga kuule, pakun välja, et tõmmakski siis äkki kohe kõne peale, et olen juba nädal otsa seda oodanud pikki silmi, kuni lõpuks saaks selle seniili numbri jälle sinna meie telefoni otsa vajutada. Helistame. Hallo. Tere. Hallo. Siin Aruküla kosmoseprogrammi teadlane Enn Koppel ja saatejuht. Tere. Siinpool kosmonaut, insener, teadlane Alo Seniil. Seniil, sa kujuta ette, kui hea meel on lõpuks su häält kuulda. Tead, meil siin paljud saatekuulajad on kirjutanud ning su pärast nagu muret tundnud, et kuidas ikkagi su tervis on? Et kas on hakanud juba murdma see koroonaviiruse taud? Tervisega on siis niimoodi, et mul ei ole nagu väga midagi viga, kuigi ma siin selle enda tehtud testiga sain positiivse vastuse, aga korraks nagu tundus, et hakkab seda palavikku üles lööma, aga jah, seal vist oli lihtsalt, ma arvan, et see oli niuke närvipingest lihtsalt, pikk kosmosreis oli selja taga. Ikkagi ju esimest korda rahvusvahelises kosmosejaamas ka, kuhu jõudmine meie kõigi unistus on. Just. Et ühesõnaga tervisega minul endal ei ole midagi viga, et mingisuguseid sümptomeid ei ole, teist oli positiivne, ei tea. Aga kuidas vaktsiin mõjunud on, et kas teised astronaudid on kõik terved või? Jah, siin nüüd tuleb natukene olukorda nüüd hinnata, et ma ei teagi, et siin on toimunud selline asi, et kõik astronaudid on jäänud kuidagi niisuguseks nagu, kuidas öelda, paraliseerituks. Ühesõnaga meenutab olukord nagu Stephen Hawkingid on seal, õljuvad ringi. Ja põhimõtteliselt küll, aga lihtsalt, et ratastoole ei ole meil siin. Aga siis vähemalt köha ega palavikku ei ole või kuidas? Ei, köha ega palavikku ei ole jah, aga kõik on nagu kaalutu olekas siin õljuvad ringi ja keegi ei liiguta enam ja mõnel siin nagu silmad pilguvad veel, aga põhimõtteliselt jah, niuke olukord on, et ma ei teagi, mis... 5. laine äkki koroonaviirust? No karta vist on jah, et ma jäin enda selle vaktsiiniga ikkagi natukene hiljaks, et nad ikkagi said minu käest selle viiruse ja see siin kosmoses lihtsalt mutateerus, kuna kosmoses jookseb ikka aeg natuke teistmoodi ja. No loogiline. Ja. Mingit arusaadavat juttu ka veel tuleb suust või on taud juba täiesti kõnevõimetuks ka muutnud astronaudid? No ei tule siin väga juttu, et me võime siin korraks kuulata, mis ääli nad siin teevad, et... Oot, aga äkki suunaksimegi siis meie siit Arukülast oma selle audioteleeskoobi sinna rahvusvahelise kosmosejaama peale, et siis on äkki sul lihtsam, et saame otse vahetult kuulda, mis seal siis päriselt toimub. Jah, kindlasti ka parema kvaliteediga. Parem heli kindlasti, kui ma siin enda mikrofonid hakkan kõiki intervjueerima nii öelda, ma arvan, et see ei, jah, ühesõnaga teeme nii.
No see kõlas nüüd küll nagu Stephen Hawkingite paraad lausa. Ei ole kena see asi siin jah. Ja ütleks lausa, et kõige koledam neist signaalidest, mis me just ise oma audioteleeskoobiga rahvusvahelist kosmosejaamalt saanud oleme tegelikult. No tõesti, ega no eks ka see esimene oli suur šokk, aga üldiselt tuleb meie audioteleskoobist ikkagi tõesti täiesti suurepärast kõrvu paitavat muusikat, aga mida me nüüd edasi peaksime tegema, kui oled sina, Seniil, kuidas me saaksime olukorda päästa? No oot, ma ise siin mõtlen ka, et ma ei saa ju lihtsalt käed taskus siin ringi õljuda ja vaadata lihtsalt pealt, kuidas kaaskolleegid lihtsalt surevad koroona kätte, et midagi peab ette võtma. Kas võib-olla peaks kuulutama välja mingi konkursi näiteks kosmose ratastoolide disainimiseks või? Aga mis sa arvad, kuulutamegi välja äkki heategevusliku konkursi, et kõik lapsed võivad joonistada ning kujundada, milline võiks välja näha kosmoses kasutatav ratastool. Täiskasvanud ka ikkagi. Okei, aga ikkagi ses suhtes, et nende kavanite järgi saavad meie Aruküla kosmoseprogrammi teadlased välja töötada siis ratastooli, mis töötab lisaks kosmoses. No muidugi eelkõige kosmoses. Suurepärane mõte. Jah, suurepärane mõte küll, aga ma lihtsalt hetkel ei näe nagu, kuidas see konkursi välja kuulutamine nagu siin minu olukorda lahendada saab, et minu olukorra võib siin, kui ma siin kosmoses eriolukorra välja kuulutan, et võib-olla see veel kuidagi aitab, aga... Ja. Võib-olla tõesti, et suruda need õljuvad Stephen Hawkingid siis iga üks oma nurka ja võib-olla kinni siduda kuidagi moodi äkki. No jah. Ja 2 meetrit distantsi või no tegelikult kosmoses rohkem ikkagi. Ja. Päris keeruline, sest ega siin väga ruumi ei ole. Võib-olla peaks nad koormarihmaga trõttet seina külge kinni panema, et kohe lahti ei sipleks, kui eluvaim sisse tagasi peaks tulema. Jah, kiidan mõtte jaoks, kuldaväärt mõte. Aga enne eriolukorra väljakuulutamist tuleb kindlasti ka teha uued testid, et ma arvan, et ma peaksin tegema siis valmis veel ühed testid, et olla kindel, et ikkagi tegemist on 5. lainega ja siis vastavalt sellele tegutsema. Aga võt nende sõnade peale panekski mängima ühe muusikapala. Olen ise siin viimasel ajal vaadelnud ühte 9,3 tuhande kilomeetrisele läbimõõduga lumes tehtud planeeti, mis oma süsteemis päikese ümber tiirlemise asemel lihtsalt tiirleb ümber 84 miljonit kilomeetrit läbimõõduga jääkamaka ümber. Olen ka ise seda planeeti vaadanud ja teatavasti elavad sellel planeedil ainult eskimod, kes loomulikult on eestlased. Aruküla kosmoseprogramm. See oli nüüd küll suurepärane muusikapala. Eestlased ikka ei valmista pettumust.
oot, mul siin telefon juba nagu mitmendat korda juba heliseb, et tundub, et keegi paaniliselt tahab praegu meie saatesse sisse helistada, et äkki on mingi saatekuul, äkki midagi pakilist, et võtame vastu. Nii, tervist! Jaa, tere, siin Aruküla kosmoseprogramm. No väga tore, et vastu võtsite lõpuks, et mulle tundub, et te ajate mingit täielikult jama seal kosmosejaamas, et ise ei saa aru, et see vaktsiin hoopis tegi need astronaudid sandiks või? Mis asja? Mis mõttes vaktsiin teeb inimesed haigeks? Ja kuule, kulla mees, et vaktsiinid on ikkagi ju inimeste aitamiseks ja päästmiseks taudide käest. Nagu me kõik teame, siis vaktsiin on nõrgestatud või surmatud haigus, mis lihtsalt pannaksegi inimestele sisse, et inimesed põeb selle kiiresti läbi, et tekitab selle vastu immuunsuse nagu, et siin pole mingit küsimust, nagu ma ei näe, kuidas selline protsess saaks valesti minna. No jah, aga vaata, teil on seal niisugune värk, et nii kui see kuradi seniil teil sinna peale lendas, siis peale seda jäid kõik astronaudid kohe haigeks, nii kui nad seda süsti seal said, et ise nagu vähe ei tundu, et see vaktsiin tegigi nad haigeks või? Kuule, enne mulle tundub, et me oleme mingi suvalise vandenõu teoreetika otsa sattunud. Tundub jah, et kuidas te kujutate endale ette, et meie ekspert, teadlane, astronaut kosmoses võiks teha mingi sellise vaktsiini, mis kellelegi midagi viga võiks teha? Ja ma ei saa ikkagi aru, et kui sa nagu juba teadlastes kahtlema hakkad, siis võib-olla oleks pidanud õigel ajal lihtsalt koolis käima rohkem. Just nagu kõik Aruküla kosmoseprogrammi teadlased. Et nagu näha, siis meie siin nagu mingit lolli juttu niisama ja suust välja. No teie oma see sõbra tuttav seal, see Bill Gates on telekas mitu korda öelnud juba, et ta kavatseb vaktsiinidega mingi siin 10–15% vähemalt seda populatsiooni vähendada, et endale nagu ei tundu vähe kahtlane see tüüp või? Roosa kampsuniga mingi maniak või? No kuidas see on ju selgelt, tal lihtsalt läks sassi nagu Bill Gatesil, kui ta annab kõnesid, et tal lihtsalt läks sassi, ta tahtis öelda, et saab nagu juurde inimesi tekitada vaktsiinidega. No jah, teie võite seal muidugi niimoodi arvata, aga kuradi minu arust on kogu see kuradi koroona teema üks täielikult jama. Pani lihtsalt kõne kinni nagu. No mul oleks pea valutama nagu. Jah, sest ma nagu ei suuda mitte kuidagi vastu võtta mingit sihukest informatsiooni, et mis informatsiooni, valeinformatsiooni, et nagu oleks lühis tekkinud lihtsalt, et see ei ole lihtsalt kooskõlas siis rahvusvahelise terviseorganisatsiooni ette kirjutatud stsenaariumiga ja meie sellist asja ei aktsepteeri, nii et ma loodan, et ka kõik meie podcasti kuulajad on sellega nõus. Päri. Aruküla kosmoseprogramm. Aga õnneks ongi meil siin telefoni otsas teisel liinil päris teadlane, see Niil. Jah, räägi meile, mis seisud on siis? No nii, kiire ülevaade, olen kõik kogu meeskonna siis koormarihmadega praegust siin seinte külge kinnitanud ja praegust just ongi jäänud Boris veel saatuse iroonia tahtel, kes ka mind siia sisse lasi, et tõmbangi siin nüüd viimased rihmad veel kinni. Yes, Boris, it's for your own good. I'm saving you. No nii, sain ta kinni. Ongi siis jäänud veel test teha, et võtan need pulgad ja siis lükkan talle ninna need sügavale siis. Ja, eks me oleme kõik televiisori vahendusel näinud seda, kuidas see test käib, et mina isiklikult ei ole seda veel proovinud. Nii, Boris siin natukene hakkab rabelema. Boris lõi mulle aga kõõtule, lendasin praegu... Ilmselt on lihtsalt mingid krambid. Lendasin praegu siis ISS-is ringi, et asi on täiesti kontrolli alt väljas. No kas sa saad, kui sa kuskil äkki saad mingist sangast kinni haarata ja kiiresti meile edasi rääkida, mis toimub, me ei saa mitte midagi aru siin praegu. Ma praegust olen siin täiesti, kõik on kontrolli alt väljas, ma lihtsalt mingi kang, proovin küündida, ei saanud pihta, veel üks, sain kätte.
no mis tõmbasid mingit valekangi või, et mingi jutt hakkas igal juhul taga käima, mis jutt see on siuke? No see on ju, kuulake ise. Alert. International Space Station on collision course to Earth. Mis asja? Jällegi, et kes aru ei saanud, siis tundub, et rahvusvaheline kosmosejaam on oma orbiidilt välja sööpas ning millegi pärast maa poole suundumas. No loomulikult maa gravitatsioon hakkab tõmbama, nii kui ta oma sellelt orbiidilt välja lendab. Tundub, et toimub kokkupõrge. Aga seniil, mismoodi olukord hindad, et kaua meil inimkonnal veel elada on jäänud? Inimkonnal, oodake üks moment, ma pean natuke rahunema. Kõhus on valu, sest löögist siiamaani. Inimkonna, teate, ma ei tea, see on päris hull situatsioon, ütleme praegu siin, et ma tõmban kiiresti hoopis endale skafandri selga, et mul on tunne, et ma võib-olla pean siit katapulteeruma, et kogu seda asja siiski päästa, mul mingine mõte on. Et ma katkes sest praegust kõne. Ei no täiesti arusaadav, et eks me suuname siin oma teleskoobid ka kõik kosmosejaamale ja üritame välja arvutada, kaua meil jäänud on. Jah, mis me ikka muud teha saame? Kohtumiseni. Jaa, elagu teadus. No elagu muidugi teadus ja elagu ka seniil. Ja järjekordselt on ikkagi meie vapper seniil maailma pääsmas. Kui mitu korda seda juba juhtunud on siiamaani? Paneme kiirelt ühe muusikapala ka veel. Kosmos. Teadus. Faktid. Arvutused. Tõestused. Uus planeet iga päev. See on Aruküla kosmoseprogramm.